tere! Üle 100 aasta. Ja 100 päeva. Ma tahtsin ka midagi öelda lihtsalt. Ma lähen tankima nüüd. Me viisime just pesamuna papahoole alla. Pahast tujus natuke. Jah, karbid. Vaata, kes seal istub. Kes see on? Väike pisitillukene koer. Pisitillukene koer. Ilastab mu täis ju. Jess! Jess, sain tatid täiega. Et ise ühe väikse projekti jaoks autot pesema minna. Ja siis nüüd Jaan läks tankima. Ja enne kui me asume siin sügistalviste ilmade ja asjade juurde, siis ma väga tahan jagada klippe meie suve lõpu päikesetõusu rabamatkast. See oli nagu mega äge. Mart Saare maja. Tere hommikust! Kell on 5:32. Me oleme Soomaa rahvuspargis ja ma lähen kohe väravat lahti tegema. Olete teretulnud külastama Hüppassaare õpperada ja Mart Saare majamuuseumit. Appi. Nii. Oi, sorry. Anywho, ma saatsin sõpradele, ma filmin juba hästi praegu, sõpradele sellest väravast pildi ja kirjutasin pildile lihtsalt sõna väljendamaks sellist emotsiooni. Lootuses, et ma neid natuke ehmatan sellega. Kui hästi kuulata, siis tegelikult oh my god, võib-olla läheduses. Seal igatahes on õrn siuke kuma. Meil on päikese tõusuni, mida me siis püüdma tulime aega umbes veidi üle poole tunni. Ja selle aega me plaanime lipata siis lihtsalt kuskile Laugaste juurde, sest siin esialgu see teerat... seal ongi mingi auto. Jaa! Siin ongi üks auto. See võib olla keegi telkija. Ongi telk on ka. Ei ole telk katus. Telk on katus. Need on taga või? Siin on veel üks auto. Siin on 2 autot. Siin on 2 autot juba. Nalja teed või? Nojah. Siin on 2 autot. On siuke. Teised lähevad siit või? Siis me lähme teiselt poolt. Sest see ring on nagu... kahte pidi. Siin on täiega palju autosid juba. Ei, no ta on ringikujuline. Siin on nagu täiega rahvast. Mõtled, et tuled mingi rahulikule päikese tõusule rabas ja siis on siin mingid fotograafid, selja taga on veel mingisugused inimesed, ma ei tea, kes mingi matkab, ma ei tea. Päris jõhker. Ja siis me oleme mingi 2 lärmaka koeraga, kes röögivad niimoodi, et siis võid kindel olla, et ühtegi mingit looma me ei näe ega kuule. Asjur! Asja! Tere! Kes on tubli poiss? Nibin. Näe, laukud hakkavad pihta. Siin on nii ilus. Nii tore. Ma nii elevin. Nagu jõulud.
kiviga põhja. Ja päike tõusis. Siin on nii ilus. Ühed lootsid siia tulla vist pilte tegema, siis kui nad nägid, et me oleme siin kahe mingi sõgeda koeraga ja pihnikutekk oli maas, aga siin on nüüd läbi märg, siis nad loobusid. Sorry, rikkusime teie raba hommikutõusu. Päikesele, mis asja? Päikesetõusu. Vabandage, noormees, kuuled või? Teie nina sees juba. Kuule kohe. Suuri mamma tahad ka. Ma sulle siin teen mammat. Mine ära suur. Ei! Ma ei taha sind siia. Siin on Mart Laari või? Kelle? Mart Saar. Mart Saare, vabandust. Maja muuseum. Ja siin on lambad. Meil on muidugi koerad kaasas, sest need lambad kindlasti olid nagu, et mis asjad need on siin. Aga väga-väga mõnus on. Me käisime Andreaga just rähni vaatamas, sest et me rääkisime ja olutasime vaikselt jäsku mõngi tasa, siin on rähn. Ja me leidsime üles, 2 tükki olid. Nii äge. Kas te rähni märkasite? Kuulsite või? Me nägime. Me nägime 2 lausa. Ja meie väike rabamatk ongi läbi. Käisime siis esimest korda Hüppassaare rabas. Ma arvan, et see on hetkel üks Hüppassaare. See on mu lemmikraba nüüd, sest siin on mega palju laukaid. Aga minu arust seal Häädemiste juures on ka palju laukaid. No siin oli natuke rohkem ikkagi. No siin need olid raja... Jah, siin oli väikseid siukseid hästi palju igal pool. Seda küll. Uni on täiega hästi, et ega me väga palju ei maganud. Ma ärkasin suurest elevusest juba enne 3 üles. Me läksime mingi 11 paiku vist jäime äkki magama. Aga järgmine aasta tahaks suvel minna ja siis nagu päris nende südasuvel ka, kui on lootust, et see lauka vesi on nagu soojem natukene. Või õhk natuke soojem, et kuidagi nagu meeldivam oleks sisse minna, et ise ennast oleks tahtnud ja koertel oleks ka lahe olnud, aga soovitan küll soojalt minna rabasse päikesetõusu vaatama, see on tõesti väga ilus. See oli tõesti ülituus ja ilus, et me valisime suve lõppu lihtsalt sellepärast, et saaks natukene kauem magada ja see ei olnud mitte vähem ilus, et tookord oli küll hästi külm ja koerad tegid meil selle seisunurga või sellise plate, kus me olime, selle tegid nagu täiesti läbi märjaks, nii et siis mul varbad olid nagu lõpuni välja täiesti märjad ja see tegi olemise natuke nagu ebameeldivaks, aga muidu see oli mega äge ja ma täiega soovitan, et see, ma arvan, et see külm ilm nagu tegelikult mängis kaasa, et siis tuli see udu ja kõik see oli nagu mega ilus, täiesti kuskilt mingist, ma ei teagi, mingist muinasjutust enam vähem.
aga igatahes lapsed on nüüd praegu siis vanavanematega ja meie läheme siis asjalikud olema. Tšau! Meil juhtus siuke asi, et eile me rohkem enam ei filminudki pärast seda, kui me autos olime. Ups. Aga paar klippi eilsest autopesust. Vanaema juurde ja siis nüüd Emmi on kaasas meil. Lähme jälle sõbra isa hoovi ja siis lähme teeme selle auto nüüd seest puhtaks, sest eile praegu läheb nii vara pimedaks, et me ei jõudnud eile 2 autot kiirelt pesta ja siis seest ka veel teha, sest me täna ka alustame suht hilja. Ei kõlba jah? Mis asi ei kõlba? Kuidas te mind võitsite? Superkangelane teeb alati, kui ta parvati semud hädas on. Ole mureta, peagi oled ohutus kohas. Kõikidest teie meedia, teksti luges Keijo Raur. Lastele tuli üks suur kott. Mis see on? Ai, vaata seda siin on. Kas teeme lahti? Anna. Vaatame, siin on veel see. Siin on ka küljes. Oh! Lendas minema. Ossa. Mänguküpsised. Nämba. Pane siia sisse. Pane sisse. Kus see läheb? Otsi, kuhu see läheb. Oi, kutu. Kus on süda, vaata. Näe, siin on süda. Siin on. Süda, ma armastan küpsiseid. Nämba. Nii, küll. Vaata, kus see läheb, Otsi. Pane siit. Läheb. Proovi veel.
muuhulgas on siin vahepeal toimunud väike uuendus ja me panime tapeedi lastetuppa. Ja siis tegelikult on vlogides ju näitamata ka see, et väiksel sõbral on ka siin all väike voodipesa nüüd olemas. Nii et lastetuba on siis praegu nüüd niimoodi. Tudivad siin kahekesi koos. Lõpetame oma segapudrukapsad vlogi ära. Siin oli kõike. Siin on see Hüpassaare päikesetõus ka. Suvest. Rabas, jah. Siis see oli nii ilus, et ei saa jagamata jätta. Ja natukene laste mängurõõmu, nii et see video on koostöös Rimonnega, et lastele natukene mängurõõmu juurde tuua. Ehk siis see küpsise tünn, mida nägite. Et juhus, kui keegi tahab veel, juhus, kui kellelgi on neid soove vaja jõuluvanale edastada. Aga aitäh, et vaatasite ja varsti kohtume jälle. Tšau! Tšau!